No nii, tere, mina olen Tuudur järjekordselt ja täna on pühapäev. Septembri lõpp on siin käes ja täna on eriti huvitav challenge nii-öelda hakkab pihta. Kohe näete, kes mul siin abis on nii-öelda, kellega koos me hakkame seda asja tegema ja siin nad on. Tom ja Iti. Ja keda huvitab, siis vaadake Tommi Iti kanalit YouTube'is, panen lingid alla kõik. Läti tegite läbi, on ju? Läti tegime läbi. Ja praegu käib siis Eesti läbi kõndimine otses. Videod tulevad praegu välja. Ja, väga hea. Ärge siis vaatale öelge, kas te jõudsite lõpuni, mitte siis vaata natuke põnevust ka. Nii, aga igal juhul tõesti, otseretk Tom tegi joone ühest koobist teise. Ühest koobist teise. Linnulennult sirges joones, hakkame minema. Ja, igal juhul käime koobis, võtan nagu ikka mõned võib-olla väiksed karastusjoogid tee peale kaasa ja kuskil, mis olid 15 kilti umbes või? Jaa, midagi sellist. Tuudur, mul on sulle küsimus ka. Kas sul pipra kaas on olemas? Ei ole. Et sa ütlesid, et vaata, et need lahtised koerad on veidi hirmsad on ja siis meil on nagu sulle siuke kingitus, et siin on meie kleeps peal ja piprageel, et see on ikkagi ohutus enne kõike. Et me mõtlesime, et me natuke toetame seda. Kui nagu järgmistel seiklustel sul on ka natuke turvalisem minna, et siis on nagu asi taskus ja kui midagi juhtub, siis väike šanss, et saad nagu midagi ennetada. Aitäh! Palun! Väga hea, aitäh! Ja kohe näete ilusti logod ja asjad peal kõik, on ju. Natuke reklaami ka tuleb teha ikkagi headele inimestele. Aga olgu, ma arvan, käime poes ja siis hakkame vaikselt kõndima. Nii, meil on joon olemas. Joon on siin. Sina oled see nooleke siin ja ürita joone peal püsida plussiga sealt suumida lähemale. Kui vaja on miinusega välja. Paneme rekordima ka pärast näeb. Ja nüüd läks käima, on ju. Esimesed sammud hakkavad nüüd minema või? Kui keeruline tundub kõik. Igal okei, püüan hakkab saada kuidagi sellega ja sa ju aitad ka, kui ma väga välja olukorda jään. Juba tulevad mingid hoovid vastu või? Me peaks minema sealt kasvuhoone kõrvalt läbi. No nii, nüüd jõudsime siis esimese hekini, ütleme niimoodi. Ja vaatame, kuidas me siit läbi saame siit. Kerge sireli võsa. Siuke hea test algusest või? Väga hästi. Majapidama on seal, aga me läheme põllu peale. Sealt sai mööda suunaga, jah? Väga hea. Kuule, aga see on päris ilus, kõik need tingad. On küll, jah. Oleks kuuseriisik võtsin võib-olla. Oo, jaa. Väksa meil seeni kuretada. Ja täpselt maja peal. Jaa. Oot, mis sealt tuleb? Mulle ei meeldi see, mis me seal näeme. Juba. Me läheme sellest väikest tiigist mööda. Okei, kõik hästi. Aga nüüd me läksime natuke vist liiga palju või? Ja, siis lihtsalt korrigeerime. Vältisid kuuse hekki praegu siin sama, jah? Nüüd hakkab minema õigeks. See on rinnuni ohakad. No nii. Vot, see on see, tõmbasin tempo alla. Kuigi see, ma arvan, kui üldse kõige hullem kohti. Ta satud selliste põnevate kohtade peale, mis on maha jäetud ammu. Kellelgi on mingid träni siia jäänud. Opadi. Issand jumal. Täna käitud. Vaatame, et jalgadest on ju. Jah. Seda natuke samal oleme ka ikkagi. Jaa, muidugi. Praegu oli videkalt täpselt mida seda. Kuule. Siis tõmbasin väga hästi sulle. Väga hästi. Vaata niimoodi välja oleks lõpuni. Mööda sihtida praegu. Ai, Tuudur leidis augu omale. Leidsin. Vaata see oksaga mitte saanud. Vaatan. Endal ei saanud ka mugavaks muuta siukeste asjadega. Jaa. Vaatad, kus nagu tundub siuke avaram. Jaa. Otsi kohta. Jep. Otsi kohta, leia kohta. Või mis sa ütlesid? Ei olnud, jah. Nii et lapsed, ärge rauti veel kõndigi. Ärge kõndigi. Midagi vaadanud on. Et see on jah, aga ületada siin midagi pole teha, et korra peame lihtsalt, et see ei ole, ma arvan, väga hull. Ja, eks ikka ju. Ossavana siin on. Ma ei tea, kas siin... See on jah nõme, kui kõik on see maltsa täis, sa ei näe, kus sa astud. Tule sammuga lihtsalt pika sammuga üle. Jep. Passid on veid libedad, aga jah. Nii. No nii. Okei, mööda põldu sealt. Jaa, Ja mõnus avarus. Põllud on head. Nii, natuke veel Tuudur, siis me oleme põllu peal. Saame natuke tempot tõsta. Nii, ongi põld. Ongi põld ja siin on kohe mõnusam ju. Siin on kohe mõnusam, jah. Kõldida. Tulebki vana viljapõld, kus on vili ära võetud. See on kena. See ongi tuul veits, aga täpselt siit ma juba olen hakanud kaarti jälgima. Pigem kaardi järgi vaata. Maamärkide järgi. Siit täpselt sellest kuusekist mõõdi kõrvalt. Nihkega mööda siit. Jep, õige. Et selles mõttes on hea, et ta tõesti ei ole hoovidesse siiamaani veel juhatanud. Aga mingi hetkel juba tuleb neid, ma arvan. Ma eeldan nagu. Et lõpatuseni ikkagi Lõuna-Eesti kantsil on suhteliselt palju talusid, et üks suuri tühemaid tegelikult väga ei ole. Üles mägi lõid.
Võib-olla veits oli ja pluss veel eile, vaata, võib-olla ei tea. Olin DJ eile järjekordselt väiksest Kuubast Tartus, nii et tulge sinna ka, kes satuvad. Te käisite ka mul külas. Jaa, käisime Keitiga. Oli, Mojito oli hea ju. Oli küll, väga hea oli. Ja üldiselt väga lahe koht, nii et aga pidu läks ikka seal kuskil 1:30, nii et ega ma väga palju maganud ei ole, aga see pole hullu. Varti läheb üks turbo džinn sisse ja tuli hea. Oota, kes seal on? Oi! Ei, me lihtsalt kõnnime, me teeme otse rätki, et vabandust. Jube see, kogu aeg pead jälgima seda, see on nagu hästi tüütu. Et sul kogu aeg see ees olema, niimoodi, sul üks käsi on nagu kogu aeg sellega hõivatud. On teil midagi juba juhtunud ka või ei ole? Ei ole, paar korda peab täna käinud. Tuuturul kukkus peaaegu. Ei kukkunud. Sa ütlesid, et kui kukkuma hakkad, siis ütles, ma hakkan filmima. Teine kord ütled. See on põhiline see, et ära enne kukku, kui ei filmi. Või nagu see minu ütlus on, et kui abi vaja on, siis küsi kelle käest. No vaat, ma ei tea, mina tegin natuke luuret sinna mingi okastraat sees. Me peame lõikama ainult seda nurka. Ja. Et ma arvan, et sealt saate läbi ja seal ei toimu väga nii, et... 1,2 kilti. Nii vähe või? Mis te nalju teed või? Ma olen selle ajal olnud. See ongi, tunne on siuke, et see on 5 kilomeetrit. Ma jõhkalt kõndid olema. Jaa. Okei, näed laup märgima ka. Sileda tee peal on ikka teine teema, kui läbi võsa käia. Nii, oota, aga nüüd siit kuskilt peame küll hükkama sisse. Vaatame, mis siit saab. Aga saab üle astuda või? Näe, saab paremat, saab läbi. Saab jah, oosta näed. No näed, tule, super. No nii. Jah. Davai, tšau. Kuule, siin on tõesti ju. Siin on tõesti. Kuule, siit saab õuna äkki. Apple review. Vaata, on täitsa võssa kasvanud ju. Väga võssa kasvanud, jah. Päris huvitav, suur maja tegelikult. On küll, jah. Talu häärda. Marja pöösed. Lühkaritega oleks halb, on ju. Oi, lühkarit oleks hirmus. Mingid õunad. Tellist saab või ma ei tea, et ei mäleta neid õunasorte on kunagi õppinud. Õppisid või? No ma olen ju õppinud Räpina ainetuskoolis. Ja ohoo. maalikoolis ka, nii et kes ei tea vaatajad. Keskkonnakaitse eriala ja et ma ikkagi loodust kunagi teadsin ikka. Nüüd jääb järjest vähemaks. Sellepärast sul see neid seeni ka tead või? Seeni tean ka, ma olen mükoloog ka, jah. Näed, see on päris huvitav, kui õunad pahed lausa, jah? On küll, jah. Ja siin on mingid punased. Ai jah, oota, siin on aed ees, näed. Mul on täitsa aed kohe, jah? Jaa, vaatame, kui teeme koha. Piisas tegelikult tulla päris õige joone peale. Võime mingisugune natuke eemal siit, noh. Ma ei tea, palju see suurusjärk on see meetritesse? Vaata, siin näed üleval, 20 meetrit on see väike. 10 meetrit võib-olla. Okei. Siin saab kenasti läbi, Avaruse peal jälle tagasi. Läheme. Vaata otsa. Vaatan. Ja nüüd siis, jah. Siit ma siin on ainult põld, ma ei oska orientiiri võtta, aga suunan ka sinna. Davai, läheme. Kuhu sa meid vedasid? Nüüd on mingi rada, kas on loomarada? Läheb. Kas kitsad aitavad välja? Kuhu mina juhatasin? Osso mono. Äkki oja pole siin, lihtsalt kuristik. Või kuidas sa ütled siin Eestis? Org, orukene. Siin mingid pajud kasvavad, mis viitab niiskele alale, aga ei ole pajud. Need on, ei, see on mingi pihlakas. See on pihlakas, teised need võsad. Pajust on nii palju, jah. Oi, vaat need kõige hullemad võsad on siuksed puitunud rägastikud. Võid mööda minna, see on nii vähe. See on mingi 15 meetrit, see on vähe. Ma olen kaval ka siin. Muidugi, sa pead säästma energiat ikkagi. Ei tasu siin kohe putkestada. Eriti veel, kui on võimalus jääda enam-vähem piiridesse. No see jääb ju, kui siit niimoodi minna mööda. Jääb. No. Võid natuke lähemale suumida nüüd, siis on lihtsam vaadata. Äkki on mingi kraav siin ka või? Ei ole, põllu ääres. Kohe saame teada. Õnneks jalad on juba suht märjad sellest kastasest rohust. Sellega ma olen arvestanud, seda jalad märjaks saavad, seda ma isegi ei viit. Okei, siis on hästi. Ma arvestasin sellega juba enne. Ligane kraav. On jah, vaata, et ei libise. Ma vaatan nüüd, et ise ei libise. Vaata, äkki kannab, see vist on kuiv või? Ei vaju sisse. Nii, hästi. Lihtsalt võima jõuga läbi lihtsalt. Ristike einapõld. Jah. Natuke peab sinna poole, vaata, me tulime. Jah. Mitmenda kilomeetri pealt esimene õlle lahti läheb. Varsti peabki tegema. Varsti peab tegema, jah. No nii, järjekordne siis talu juures olemine. Igaks peame natuke äärest läbi põikama. Nii, läheme sõbralikult. Siin on kellegi metsaonnik või on see sauna.
värk. Väga põne. Okei, see oli hästi vist. Metsamassiiv. Nüüd tuleb üks mets ka või? Ja. Siuke paarsada meetrit vähemalt. Jaa. Kui on kõrgemad puud, siis on okei. Ja. Selle järgi peab pikki vaatama nagu. Kuule. Mõnus sarap ikka. Metsaveo jäljed, mis vaata tegelikult tundub nagu vaata mõlema pool. On, sügavad. Aga oleme jõudnud uude metsa. Mis see on? Kased ja haavad siin või? Segamets ja. Jah, kuused ka ja. Väga siuke mitmekesine. On küll. Sõnajalad ja. Praegu oli see kuum teema, oli see mitmekesisus. Jah. Tahetsi taga koolis me räägiti kogu aeg. Elurikkuse teemana. Segamets. Nii, kas on mingi lagendik? Tundub, et see ei ole värske raies, nii et see on võib-olla tore koht, kus käia. Saigi see mõnus lagendik läbi. See sai läbi jah, aga siit tuleb mingi hoone vist meile. Okay. Täpselt läbi maja või? Jep. Seal ma ei tea täpselt, mis see on. Ma ei saanud street view'ga sinna lähedale. Keegi niidab. Kuuled? No ma ei tea, aga mis mul üle jääb? Mis üle jääb? See on nagu puid nii tulidki natuke. Jaa, aga siin on ju pandud need kultuurmännid siia. Et sa keegi teinud oma aia. See on mingi hõbekuusk pole või? Vaata, et käbi... Ei, see on mingi muu veel. Hõbekuusk on ikkagi tangi väikse. Hõbekuuse õige nimi on tegelikult torkav kuusk, aga piitsa pungens. Aga rahvakeeli nimetas hõbekuuseks värvi. Vaata, kui ägedad käbid neil on. Väga kihvid. Seal see on, issand, kas see on mingi... On see elumaja üldse? Tundub nagu mingi garaaž või mingisugune. Äkki on vist elumaja või? Äkki on. Korvpalli see rõngas. Keegi seisab seal, teeb hoovi peal tööd. Jänes! Ma ei tea, kas te nägite. Mis suur oli ju? Oli küll. Me võime hoovi jätka minna. Või lähme sealt äärest. Jah. Aga kuna neil on niivõrd avatud hoov, siis võib-olla nad ei ole kurjad. Tigedad. Äkki ootavad meid siia juba? Jah. Paneme mõnda seda sihti või? Siis meid nähaks ikka. Võib-olla on, ma ei tea, kas on parem, kui me luusime mööda aia äärt või... Issand, mis maja. Ossa juudes. Lähme mööda hoovi äärt. Lehvitame, kui näeme. Ei tea, jah. Kui keegi midagi ise ei ööbid, siis noh... Täpselt, jah. Siuke kuusemetsa moodi, laanemets. Jah, see on päris äge. Näed järesi katast on täis. On. Siiamaani on nagu okei on. Jah, väga hästi. Väga esind ei ole. Ei ole. Vaatid on üle lahti. Jah. Saab veel ägedamaks. Siis saab topelttempoga minna. Ja. Kuidas minul on see, minule annab jõududa, aga see on inimese enda asi. See jah. Ma ei propageeri midagi, aga minule annab jõududa. Võib-olla sa oled oma keha nii palju harjutanud sellega, et ta nagu on õppinud sellest maksimumi võtma. Ja ootab juba. Need kohad on ohtlikud. Ma tean. See on mingi vana kaevatud siin midagi või? Ma arvan, et see on kunagi tahetud turvast võtta, sest meil sai Eesti otseretk Platinum retk sai saatuslikuks just sellise kraaviga. Ma nägin seda videot, kui sa olid morendunud seal. Jaa. Siin on seeni ka. Kohe tunneme, et hakkame põllule lähenema, tuul hakkas puhuma. Tee. No nii, oi. Siin on tee või? On jah? Midagi hullu ei ole? Ma ei tea jah. Esimene metsakogemus ka käes. Paar hoovi ja. Oli nagu okei mets ju? Ei, või ei ole või? Ma ei tea, kuidas oli. Okei. Normaalne. See on ühest majas kõndisime mööda, inimesed olid väljas, tegi tööd seal midagi öeldud. Näinki meid vist. Mõtlesin, et ütle midagi, aga mõtlesin, ma hakkad ise ka ütlema, kui keegi mulle midagi ütleb. Ei hakka segama ka nagu, jah. Aga nüüd ma teengi väikse ergutuse siin. Tehke hea. Väga õige. Nii et see, kellele ei meeldib, ma siukse asju on, need võivad silmad kinni panna siis praegu. Natukeks ajaks on ju. Turbo. Aga see annab energiat. Tuudur ma näitan, mis ma ei ole seda alkovaba proovinud. Guinessi. Ahah, see on huvitav. Kui tahad proovida. See on mingis mõttes nagu natuke Guinessi rüvetamine, aga okei. Mul tekkis sportlik huvi.
Mekka teha. ma ei tea, ma arvan, Guinness nagu Guinness ikka, noh. Lihtsalt, noh, jah. Vaata, nüüd on hea, vaata, kõik on ametlik ka, vaata, ei ole alkoholivaba ja... see on ka alkoholivaba. Mul pood. Meenutab nagu õles. Ei no, ega ta otsast halb nagu ei ole, vaata, jah. Ega veits nagu šokolaadi on hästi vähe nagu, vaata, siuke nagu, noh. Noh, ma ei tea, noh, jah. Aga olgu, teeme väikse pausi siin ja siis lähme edasi juba. Ma arvan, sinnapoole kuskil sinnapoole, jah. No sinna. Nii, paus on läbi, edukalt energia saadud sisse. Natuke puhatud ka, no 5 minti või palju me olime seal. Mullid vahetatud Itiga siis, kes meil siis toetab meid siin sellel, noh, mitte hetkel, mitte raskel teel, aga niisugusel ikkagi väiksel matkal, otsel hetkel. Ja praegu tundub see natuke päris pikalt põldu ja see põld on ju mõnus selles mõttes, et ei pole kõrge. Jah, puuduril oli väga kurb teada saada, et me olime ainult 3 kilomeetrit käinud praegu. Jah, uskumatu tõesti. Tundub rohkem. Tundub kõvasti rohkem, tundub. Ma tundus mingi 10 kilt oleks kõinud praegu. Niimoodi öeldud, mingi 7 kiltit peaks praegu ise peale. Aga nii on, see on reaalsus. Üritame siis tasa teha nüüd. Jah, paneme siin tempot. Let's go. See on vist kraav lihtsalt, siit läheb mingi loomarada ka alla. Peame üle minema. Mingi hetk peame minema varsti. No nii, vaatame siit, kuidas me saame. Õlle näpus, keps käes. Oota, väike julgus ka. Oi, hästi. Nii. Tuli. Siuke väike asi on ju, aga ikka peab piisavalt vaeva nägema. Ja kui neid kraave päevas palju on, siis lõpuks annab tunda kehal ka. Ja võtab aega hoogu maha ja... Tundub, et head ajad on möödas. Peame võsta tagasi keerama. Oi, ei. Okei, tegelikult siit peaks sisse minema. Oi, näeme. Nii kraav. Oi. Ossa vana. Okei. See on mingi minioja, aga see on pagana järsk. Järsk on, jah. Nii. Siin ei ole midagi hullu. Ei ole midagi, jah. Ops. Pankrannik. Pankrannik. Kena padrik, või kuidas öeldakse, tiinik. Ma mõtlen, et siin nagu tundus nagu mingi rajamoodi asja, kõik ei ole, aga... Mingi vana traktori metsatöö asi, jah. Aga noh, ette vaatlikult minna. Sa juus. Siis saab ta hakkama. Jah, see rohi on siin nii suur, et ei näegi. Ei näe, jah, see alla on. Jah. Nagu pimedas käiks ringi. Väike update. Oleme ikka siin messis. Oleme, jah. Läänerindel muutusteta. Vaata, sealt saab äkki läbi. Jah. Päriselt padrikus läheb see orienteerumine, lööb nagu sul pea sassi, vaatad tõesti, et 2 sammu astud, vaata ka soodik õigel rajal tagasi. Et vaata, põllu peal on lihtsam kuidagi, on ju. Ja, absoluutselt. Siin on nagu täitsa uskumatu, kuidas see aju trikke mängib nii-öelda. On. Nii, aga... Kes tahab, saab ise proovida seda. Jaa, muidugi. Minge metsa. Minge metsa kõndima otse joonde, vaadake, kui kiiresti tegelikult kõrvale kaldute otse joones. Uskumatu, kui kiiresti tegelikult. On küll, jah. Ja täitsa telefoniga saab ka teha seda. Ja, õige, jah. Kuule, aga põld ju. Päiksega on päris hea praegu. On küll, jah, hea soe. Me enne seda padrikusse sisenemist, kuna tõmban hinge lihtsalt. Et on tüütu, vaat see vaata. On. Võib-olla füüsiliselt. Ja see koperdamine metsas on nagu tüütu. Taha nagu jah, see on midagi ära lõhkuda ka. Ja tegelikult öeldakse, et inimene raiskab palju rohkem energiat, kui ta peab pidevalt nagu vältima kukkumist. Need väiksed liigutused, järsud liigutused võtavad jalad läbi. Ja. Natuke saime seda põldu nautida, aga mitte pikalt. Üürikseks jäi see, jah. Nii, ongi vett siin. Ongi vett. Aga oota, sa valisid hea koha praegu. Siuke hea kitsas koht. Kitsas king. Ja ta on üle. Väga julgelt hüppas muidugi tundmatusse kaldasse. Oi, mis siin toimub? See noor lehtpuu võsab. See on päris rõve. Vaatame silma saame. Peab vaatama, jah. Hoia käsi näomees veits. Nii. Hopsti, saimegi välja sellest võpsikust jube. Tegelikult oleks sama põllu äär kuskil seal pool oleks tulnud. Sammu väljas juba, jah. Kui nüüd on üle põllu, siis saab küll kiiremalt sammuga. Jaa.
No nii, nüüd oli mõnus põllu peal kõndimine. See oli mingi rott oli seal praegu. Ja, ma nägin. See vesirott vaata katekohtadest. Võib küll olla, jah. Jah, aga... Oi, jah. Alati üks kohal, et libinutele. Ja. Ei, suur samm lihtsalt, see ongi kõik. Jah. Hästi. Hea töö. Mul asi on ju. Vaata kraavi hüppamine. Nüüd jõudsime lausa, ütleksin lausa, kui sillutatud paved road nagu juba. Siin on täitsa lust kõndida. Katrin lust. Kõndis ka siin, ma arvan. Ma arvan küll, kindlasti teeks uudiseid. Tundub küll. Nii, ma vaatasin korra kaamerat. Kuradi GoPro, ma ütlen täiesti ausalt välja, et see peab lõppema, see asi peab lõppema. See ei ole ikka okei, aga okei. Mis? Okei. Nüüd on teine kaamera. Tommi kaamera nii-öelda siis. Ja näete, kohe ju näen ilusam välja ka. Päike tuli välja ja tuli üks väike õlle tuli kotist välja. Ma enda kaamera kotti panin, nii et põllu peal kõndimine. Oi, oota, nüüd me katsume. Vaatan, ei saa juttu näha. Rääkime jääda, need kaardusime eemale. Tahtsin nüüd põllu peal lihtsalt kõndida, aga näete, juba joon läks. Oi, nii on. Jõuame tee peale ja siis tuleb väike metsatukk. Väike metsatukk, jah. Lähen vaatame. Vasakult saad üle ju, sealt näe. Sealt ei pea hüppamagi. Jah. No, ma tahaksin hüpata. Napsti. Pilku on väljas, jah? Tuudur, mis me just nägime? Nägime rebast, foks ja ilus, siuke oranžikas. Väga elegantne. Väga elegantne rebane oli tõesti, jah. 3. loom. Täna 3. loom, jah. Jänes, metskits ja rebane. Jah, vaatame, keda veel näeme. Äkki näeme karu ka ikka? Jah, ilvest. Jah. Näiteks. Nii, olemegi välja astumas sellest padrikust. Jah. Päris kõva tuul on juba, peaks vaenima. On. Vaata, palju erinevad poolsusena on juba siin, et päike põllu peal ilus soojendas meid. Jaa. Nüüd on tuul. Jaa. Nüüd on siuke kase, mingi asi siin. Kohe näed ära, mis see Eesti ilm tähendab. Või nagu mina ütlen, ilm muutub iga ilmaga. Vaatame see kraavi üle. Vaatame üle, jah. Ossa vana, siin on vett palju. Siin on palju, jah, aga siit kuidagi saab äkki. Proovi, äkki saab Oi, jah, vaata. Pika sammuga saab üle, aga see teise poole sein vastas. Sein on vastas, jah. Hästi. Nii. Kuule, täitsa eksperdid oleme juba kraavi ületustega. Nii, põld hakkab otsa saama. Ja ees terendab midagi koledat. Nagu öeldakse, vihma käest räästa alla või põllu pealt padrikusse. Uus ütlus. Põllu pealt padrikusse, jah. You heard it here first. Tihtipeale nende võsadega, nad näevad väljaspoolt hirmsad välja, kui siis need sisse lähed, ta on tegelikult hõredam, vaata. Mis siis see? Jope? Ei ole, mis asja? Tiim Rammul, Helli Hanseni jope. Tuulega tundsi, aga. Ma ei tea. Paneme siia silorulli peale. Paneme sinna, jah. Kes tahab? Kellel kadud on? Tiim Rammuli. Ma mõtlen, kui praegu üli jahe oleks, tõmbaks peale küll. Ja. Kuskil Mõra jõe juures mingi väike asula. Haaslava tee tuleb sealt. Haaslava Uniküla tee ääres, Mõra jõe juures. Ma siia vahele. Siin lend ära. Üle ronime siit ju. Peame. Kohal. Spin. Hull kiire spinna lendas. Homer Simpson. Nii, hästi. Jope on siin, kes tahab, kes tunneb puudust. Nii, korralik kraav kohe ootamas meid. Iga jõgi jõuab iga oja jõuab ükskord jõkke. Jah, vesi. Iga vesi. Op. Peaaegu see on filmile, väga hästi. Ei oota, mul on sealt peaaegu. Mine, ma tulin siit. Ja hüpe. Kaldud tagasi. Väga kratsime ja tagasi vette. Oi. Libe on natuke, jah. Sul on käed kinni ka? Ma olen sealt, jah. Lonks õlut ja... Lonks õlut ja läks. Oi, ma ei tea, kas... Äkki oled paremalt või? Või lähed otse? Ma ei teagi, ma vaatan. Jookse hooga sisse lihtsalt, vaata mis saab. Oi. Kui siit tee sisse teha, ai jummel. Siin on need pikali vajunud. Nagu saab. Vaat see on otseretk. See on õige otseretk, jah.
korralik padrik, nii. Lasen sulle ees minna, kui tahad. Ma näen. Ma õppisin nüüd sult juba. See on korralik. Aja, koha. Aja. Mingi paint job sul. See on, tänapäeva mood on see. See on moes praegu siuke asi. Aga jah. Mummuline. Sai see padrik läbi. Nii väike lõiki, vaata kui palju pidi vaeva nägema. Jep. Mõnus talivilipõld. Päris suureks kasvanud juba. See ju pannakse septembri algus maha. Ja võetakse oktoobris. Jah. Ongi ma sügis tunne hästi. On küll, jah. Mulle sügis meeldib, mina ütlen ausalt. Mulle meeldib sügis rohkem kevad. Kui kevad on mul sünnipäev. Aga jah, sügis on minu arust lahe. Ja ainuke asi on see, et pimedas hakkab vara minema. See on nagu jama. 7:30 on pime või juba. See on veits masendav. Aga noh, mis see ikka. Varsti on jõulud. See on jaanipäev jälle. Oota, nii. Oi, jälle. No näed, ma ei saa, noh. Sa pead mind korrale kutsuma vahepeal siin. Mõtle praegu oleks välja läinud siuksed asjad tõttu. Oi jummel. Jõuludest rääkides. Tähtis, ei, see oli tähtis jutt. Jah, oli. Iti vaatab ka veitsa. On jah? Ja läheme siit läbi. Läheme siit läbi, jah. Lai teine. Hüppad üle või? Küll, jah. Siit saab minna. Kõlle käes. Mis see on, siuke 1,5 meetrit? Ma ei tea, kas taga on sellel asjal auk seal või? Ei tundu olevat. Ei tundu, kindel või? Ma olen testil. Mul on nooremad jalad. No. Siia saab maanduda. Aga siin on auk, jah. Väike lonks. Oi, hästi. Kas kaitas. Aja, nüüd kramp. Oi. Nii, lähme teele. 7,3 kilti. No poole pealt siis või? Umbes jah, umbes poole peal. Suur tee, seal on umbes pool, ma arvan. Okei. Kuidas tunnen? Ja siin ma tegin, täna mood. Moes. Mummuline. Sul on jah pükste peal. Okei. Ma saan aru, et olete nagu kõigest läbi tulnud, jah? Mõned padrikud on nii väiksed nagu pindalalt, aga jube palju aega läheb seal. Ma ei taha nagu kuidagi komistada kukkuda ka, see ettevaatlikult lähedavalt. Ja. No nii, tegelikult ütlen ausalt, enestus on tegelikult okei. Mul ei ole otsast midagi. Vahepeal on see, kui see tuul nagu väga pikalt on, siis nagu annab ette tunda, aga see on siuke väike asi. Nii et ma ei tea, Mõrajogi on siin jah, tuleb jah. Lähme vaatame siis. Lähme vaatame selle mõra üle siis. Olgu, edu! Nii, jätkub meie tee. Ja siit tuleb nüüd tõesti Mõrajogi siis, aga siin on isegi 2 nagu veelvõttes kohta või 3 isegi meil jääb joone peale. Et ma ei tea, vaatame. Uniküla jääb vasakule siis meist. Uniküla küla. Nii auk on küll. Vaatame. Oi. No, saab läbi küll. See on ikka korralik kõrguse muutus praegu. Või see ongi see Mõrajõe säng või? Jaa, lähmegi seda jah. Ossa juudus. Oi, kuule ka. Võib-olla vaatajad ei näe, aga see ikka läheb 45 kraadi alla ja, praegu. Ja kusjuures naljakas on see, et kaamera ei anna nagu seda õiget tavast kõrgustest päriselt ka nagu. Ei anna jah. See tundub nagu ei ole midagi, tegelikult kõrgust vahe päris suur jää. Huvitavalt. 86 moodi kõrvuti siin, see palju. On jah. Kuule, see jõgi ise on väike ju. Vaata, see on mingi kivised kohad, me saame üle astuda äkki. Aga see säng on küll võimas siin, see org. Ei no üle ei astu kõik ju. Ei astu. Vaata, see on mingi kivi. Ja. Vaata, see paremal on ka, vaata kivid seal. Ma nägin ka, kus see joon on. Otse oleme joone peal. No vaata, kuule, kas see Kopla tamm või? Vaata, kas saab sealt üle või? Kuule, see oleks ju eriti convenient. Eriti hea, jah. Vaata, siin on järsak vist. Vaata, lähme siport läbi. Vaata, kitsed sul taga. Ja vaata, 2 tükki. See on põõsus. Põõsas? Ma ei näe. Nad ei liigu praegu, vaatavad meie poole. Seal üleval, jah? 2 tükki näe, 1 liigub. No, lähevad ülesse. Oi! Kuule, mis toimub loomadega täna? Jah. Ma tule Lõuna-Eestisse ja kuule, kui me siit üle saaks, ma ei tea, vaatame. Vist ei ole üleni üle.
Ai, see lihtsalt. Oi. No ma vaatan seda kivi või? Jah. Sest see tundub sügavust on siin ka ikka sellel jõel. Väikeste pealt või? Astume üle, vaata. Jah. Nii näeb, seal on, vaata. Kena. See ork on see, jah. Võid selle oksa enda alt võtta eest ära lükata selle. Ma mõtlen, kuidas ma sealt lähen sealt. Ma lähen siit hoopis. Tavi. Vaata nüüd. Oi, hästi. Nagu metskits. Kitsed näitasid ette sulle. Saad sealt või? Ma olen siit vist. Okay. Oi, näed, kui rahulikult. Mul see tasakaal on päris hea. Nüüd läks täiesti sassi see orientiir. Ei, aga muidu me ei läinud välja üldse. Ei läinud või? Joon oligi seal pool suht. Oli, jah. Mõt seal pool natuke oli, jah? Võid natuke sisse suumida, see päris kaugel muidugi praegu. Siin on mingi maja tõesti veel, jah? Ja, midagi tuleb. Äärest minema kuidagi natuke nagu. Siin on maja, jah? Vasakult poolt läbi. Sovono, võimas puu. Vaat see. Okulaarid. Jah. Vaata, et see pudeli põhja jalga ei astu. Tõmbusin puu välja. Okei. Tundub siuke pigem tagasihoidlik kõik siin. Koer on kitis seal. Kas läheb ikkagi alt edasi? Alt edasi, jah. Eiti. No siit veel üle ja siis korras. No nii. Nüüd äkki võime ülesse poole suunduda. Siit läbi. Nüüd vasakule. Nüüd, okei. Natuke närvikõdi. Nüüd paremale. Vist peame minema siit sisse. Mõnus rada läheb siin jõe äärde. Kena on nõgesev osa. Nii, aga seal hoovis oli üks saksa lambakoer, nii et me hoidsime natuke eemale. Aga oleme elus terved, kedagi ei häirinud. Nii, järjekordne siuke tundub mingi kraav või oja või mingi asi. Ei tea, või läheb ise madalamaks. Ikka vesine ka. Osso! Jalg mõjus sisse sul ka. Siin on kena soine. Äkki siit saab mõnda seda puud minna. Proovi siit minna. Kuule, vaata sealt saab selle, saad seda astuda selle palgi peale, vaata siit. Kuule, saab siit üle, jah? Ma arvan, sest muidu see teine pool on siuke mudane. Ma testin. Okei, see on natuke sketši muidugi. Tuukame üle ennast. Ma ei tea, kas sa... Kuidas sul on seda spagaadiga? Või tahad hüpata või? Ma ei tea. Hüppa. Oi, hästi nagu kitseke. Kuule, vaata seal kase, kas see on see väärtuslik seen, see must seen või? Kase küljes. See pätsik mingi või? Jah. Võib-olla, jah. Kas see pole mitte see või? Võib-olla on, jah. Ma neid ka nii hästi tuleb. Tuudur on kopp ees. Ei. Lihtsalt mõni koht on siuke,
aga natuke hingeldama, ütleme niimoodi. Aga noh, ei olnud... Eks see paras rügamine ole. Ma ütlen, et ma ei tea, kas mina viitsiks teha mingi 9 päeva järjest seda, et selles mõttes ma kahtlen, aga siis peaks olema väga suur nagu siht silmes. Ja tegelikult varakevad on tunduvalt parem aega. Kõik see rohi on nagu lapakil maas. Iti ongi siin. Hästi ju. Kivid olid seal sees. Saame kivid üle rüpata. Vist läksime üle 25, aga... Vaata nüüd poiss. Täitsa moodsad ju. Kutsi ostaks ära. Seal on ka mingisugune jama. Mu ema tervitab siin. Me just rääkisime. Aga tervita vastu. Tervis palju kaalu. Me oleme siit mööda. Me ei hakka siit ja muidugi ei ole mõtet. Seal enne oli ka üks talu, see oli ka mingi Saksa lambakoer oli kõik ketis seal. Läksime natuke kaarega mööda. Läksime kaarega. No ei, võtta jah. Ei ole mõtet jah. Nii. Kule, mine siit. Ma lähen siit mööda teed edasi. Just, kule, aga jõudis ma teile. Me paneme edasi, jah? Jah, okei. Nii, igaks juhuks väldime seda hoovi. Ei taha siin väga häirida koera. Vaata, see on mingi äge maja olnud kunagi, mingi raudkivi. Pikk hoone. Vaata savist, mis asja? Sein see. Ma ei tea, kas siuksed tehakse. Ma ei tea, kas see on mingi päris laudad ikkagi päris nii, ma ei tea ka, jah. See tundub ikkagi nagu siis Eesti aegne asi, mitte ju. Võimalik. Ma ei tea, siis pakkus jälle mingi 2-30. Ma ei tea, ma ütlesin 60 niimoodi. Ja heina savisegu on sein kõik. Väga huvitav. Nii, nüüd lähme joonele tagasi. No veel ei ole. Lähme tagasi. Järjekordne talu. Siin on päris palju neid ikka, jah? On küll, jah. Nii, andsin korra siin, tegime väikse vahetuse. Haarasin kaamera enda kätte. Nüüd hakata lollusi tegema siin, aga Tom võttis siis praegu hetkel, no mis vahelise mõttes? Rooli. Võttis rooli ohjad enda kätte ja vaatame, kuhu võssa me nüüd lähme. Kuhu vaadeid viid. Jah, kui sina mind viid, noh. Mina viisin päris huvitavatesse kohtadesse. Nüüd vaatame edasi. Aga õnneks jah, siit tulime natuke ümbert mööda. Aga noh, kui läheb 25 üles, läheb midagi pole teha. Mina 50-ga rahul ka tegelikult kaua sulle. Väga mädan teema. Okei. Oi jah, huvitavad jälle siuksed. Siin on võib-olla puud välja nuuritud. Ma ei usu. Kuidagi jah, ei saagi aru, kuidas siin. Tegelikult meie joon läks, oi jah. Vaata, kui äge see on. Läks siit hoovist läbi, ma oleks võinud siit läbi minema. Aga aed on ees ja hakka siit üle ronima oli aia ju. Anna vaadake seda. See on ju korralik värk ju. Siit oleks saanud välja. Ja jälle lai. See poleks aidanud väga hästi. Päris huvitav. Siin ma olen esimest korda. Mitte teisest kohtast täna käinud oleks kõikidesega suvalises võsas vaata. Siin olen käinud. Siin on õlle teinud kunagi. Siin üks hommik ärkas. Ja. Äge ju. Vaata, kui see mets tagant ära võtta, on nagu see Windows XP pilt vaata. Või see aina veits sarane. Nii, meil joonel tagasi. Siin olid jah, nõgesed olid üle pea. Üle pea olid, et vaatad nõgesega näkku lihtsalt tuimalt. Seni üks raskemad kohti. Ja ta meeldib ei ole otseselt jah. Et natuke kadus nauding ära juba. Saame jah? See kõlab nagu nii hea asi, vaata. Hakkad hindama neid väikseid asju. Absoluutselt, jah. Muidugi jah, enne käisin känaga ühe korra, nii et seda videosse muidugi ei jäänud, aga ei hakka uuesti lavastama ka. Aga jalg jäi kuidagi see põlve oksada niimoodi kinni, oksa nüüd katki ka. Ja olin sunnitud siis ennast veits maha rollima siis, nii ütleme nii siis. Sattusime vist džunglisse või? Nõgese džungel. Ja näete, millega peame siin silmitsi seisma. Asi võtab tõsisemad pöörded. Natuke naljakas ka, aga tegelikult on jalgadel annab tunda see. Nagu sa enne ütlesid, tõesti on mingid väiksed mikrolihased, mida sa muidu ei painute, ei venita, ei kasuta elus, on ju. Siis siin kõik need annavad aimu endast ka, et tere, meie oleme olemas. Aga natuke on tunda, et see kangus on võib-olla küll sees mingites kohtades, on ju. I'm not gonna lie, see oli isegi päris hull, jah. Isegi meiesuguste meeste jaoks tegelikult, kes oleme ikkagi ju, noh, kurat, tugevad normaalsed Eesti mehed. Ringi, jah. Jah.
vanasti see oli nii normaalne. Aga ei jah, aga tõesti, kes tahab nagu, tehke kas või lühikselt mingisugune otsa lihtsalt. Minge kuskil läbi Padriku lihtsalt vaadake lihtsalt, kui isegi, ma olen isegi paarsada meetrit sihukest asja tunned, et see ei ole nagu niisama. Siis te näete, mis loodus on tegelikult nagu. Jaa. Üks asi on matkarajal liikuda, teine asi on sirgelt loodus. Ja siis te näete ka, kui võimsad meie oleme tegelikult. Okei. Jalad läbi värjad! Kurat, nüüd on hästi. No enam pole midagi vist. Ma teadsin, et märjaks avada, aga mitte üleni. Algus tundus normaalne, et äkki saab läbi. Värskendus jalgadele. Väike värskendus jalgadele. Kuule, ega see vesi midagi ei tee ka ju, noh. No nii, nüüd jõudsime tee peale välja, ma arvan. Siit, hops. Tere! Seltskond liitub. Ja ikka muretsega muidugi, kui autod jäävad seisma. Jaa, muidugi tuleb kontrollida, vaata, mis kahtlane olukord on. Kirjutavad ikalt pool, vargad tulevad ja kõik ja no ikka tuli. Vaata, kui kahtlase näoga. Kõik võib olla. Just. No, kuidas on ikka nüüd just? Aitäh. Oled terus, jah? Kuule, seal vahepeal oleks päris raskeks. Seal oli kõige raskem ütleks ka, jah. Retkel täna. Miks, mis juhtus? Tuudur käis ümber ja... Ühe korra käisin täna ka, jah. Aga kaamera silmi ei saanud seda võtta, kaamera oli minu käes. See oli väga raske. Esiteks üles-alla. Ja nõgesed olid nii kõrged umbes. Vana raies, üle pea nõgesed, vaarika, võsa, käits on jalgadel, mingi vanad oksad ees. See oli päris hull, jah. See oli päris hüva, jah. Jalad on nüüd tunda ikka. Nüüd hakkavad tunda andma, jah. No natukene veel ja ma käisin viimast tegega kontrollimas. Kas sa said aru, kuhu me suundume või? Ei, ma algul hakkasin roiut, aga ma ei tea, kas see on roiukoop. Roiu pole. Roiust oleme Möödas juba või? Ja, roiu on kaugel. Oota, mõtle, mis... Võnnukoop jääb sinna. Jah? Tubli. No näed, jah. Väga hästi. Võnnukoop. Ja seal on viimane jõgi, aga see jõgi on süke, et ta ei ole lai. Ta nagu oleks üle hüpatav, aga seal on siuksed nõmedad pehmed ääred. Nii et ma ei kujuta ette, kui napilt te pääsete, aga seal läheb. Me sealt saime üle selle... sealt me rääkisime, jah, selle kivide pealt. Just saime jalad märjaks, vajusime mingi... Jälle võõrad jalad. Mingi soine ala ja siis järsku... Sina märk! Kõige sina olid juba... Ma ei saanud tagasi pöörata, vaata. Sitta ka. Me olime keskel, ma mõtlesin, et me ei hakka tagasi minema. Ja ka vesi sisse kõik, aga noh, see on siuke, noh. Nii, jõudsime põllu peale välja. Ja vist edasi ongi vist rohkem põllune maa vist, nagu sa ütlesid ennem. Jah, nüüd peaks tulema palju põldud. Jah, et vaatame, kuidas siis tegelikkuses ka reaalsuses paika peab. Aga olgu, paneme edasi siit ja nagu ikka, mida huvitavat on, siis jälle näitame, kui ma käna peaks käima. Ja nüüd ma annan kaamera Tommi kätte, et võib-olla siis jääb mõni peal. Põllu peal ma ei kuku tavaliselt. Oih, vaata. Mingi kraav, kas on märkkraav? Natuke vist on. Sellistega on Tuudur ekspert juba. Sina peal. Kui näete seda kuulsat hüpet, Kossumäe hüpe. Olemas. Kohe, nii nagu ütlesin, mõtlesin kohe edasi minna. Sain filmi vist. Ei filminud või? Ei, sain. Vist sain, ilusti. No näed, ega ei saa. Olemas. See on järjekordne märk, et tormata ei saa. Ei saa, jah. Nüüd läheme pisut mööda aia äärde. Vaneb on kohtu vaata midagi. On küll, jah? Olemuseks nagu kuidagi. Jaa, kaev on. Siuke tee tuleb siia ka. On tõesti mingi vana koht siis. Ei, äge tegelikult. Äge või? Jah, nii, põld läbi meil. Kahjuks. Kahjuks, jaa. Ja tuleb loodetavasti väike tihnik. Jah, vaatame. Metsatukk. Niimoodi, okei. Jaa. Täitsa mõnus metsaalune kuiv ja... Vähemalt ei ole sul nagu jalgade ees midagi. Jaa, ei, see on praegu väga, jah. Aga täis suvel teha siukse asju. Oi, ei. See... Kas on võimalik osa või? Ikka on võimalik, aga noh. Iti tegi Hiiumaal suvel. Lihtsalt neid putukaid ja palavus ja niiskus ja see võsa on kõik nii lopsakas. See on ikka kohutav. Ja, sõbrad. Nii, aga kas hakkame välja jõudma? Mis sa näed? Mis tarkmees ütleb? Teie rist peaks tulema siit kohe. Aga hästi. Pole paha.
Inimesed saame mööda teed käia või? Ei ole nii. No hästi vähe. No natuke saame nautida. Saame nautida, jah. Kuule, aga meie tee saab otsa vist. No vasakule, paremale. Paremale, jah. Paremale. Aga nüüd on küsimus, siin on see kuuse hekk, aga kas ta hekki taga äkki on okei või? Ei, ma olen siin hekki pool. Käias siin poole. Oh, kuule. Nupumees. jah, tegelikult on jah. See üks kohta veits tõmbas moti maha natuke mul ka, usu. Vaata, see on indikaator, kui mõned vait jääb ja midagi on valesti, jah. Jah, aga jutt jookseb, siis on nagu mõnus olla jälle. Ahaa, see on kellegi sissesõit, siit läheb mööda õnneks, aga... Sissesõit, kuule täitsa ilus, jah. Väga äge, Liikad inimesed elab lõuna Eesti. On. Tundub, jah. Elavadki niimoodi nagu suurtest teedest kaugel. Polegi õrna emu, et siin on siuksed hooned. Saun, jah. Jälle, tiik. Koer ja augu, hea märk või? Hea märk muidugi, vaata. Siin pole aedaga ümber. Äkki pakuvad teed ja kohvi. Kena. Üks limoncellot. Limoncellot, jah. Üks hetk peame vasakule minema. Me peame kohe, jah. Oi, läheb põllule ära. Põllule ära. Äge koht jälle. Ja on küll, jah. Üks koht muidu ei näe, va? Ei näe üldse. Kui see just keegi sõber siin ei ela. Jah, täpselt. Äkki juhtus keegi kirjutab, see on minu maja. Ja. No nii, me oleme nüüd tükk aega siin põldude peal unnanud. Põldu tuleb veel. Kuidas on? Igav hakkas juba. Ei saame siin rääkida ja mellata, aga tõesti, et ma tunnen puudust juba nendest kõrgetest nõgestest ja rägastikust. Ära kutsu. Huumorivaldkonda kuuluv oli see nüüd. Okei, väga hea. Tegelikult on see põld, sobib mulle väga hästi. Kodus on tunne. Nagu tõesti, jah, see juurde, jah. Nagu tagasi kodus. Nii, ja nüüd. Nagu ma ütlesin, tahtsin veits võsa. Ja sellega ma sain. Tegelikult ma teadsin hetkest, et see niimoodi juhtub, aga vaatame, see peaks olema väike tukk, sest maantee häält on kuulda. Ja tõesti number 45 maantee, siis ootab meid seal ees. Need paplid või? Mingi allee on siin. Nüüd, kui sa tead, et Võndu minek on, kas läheme mööda teed või? Võnnusse, sorry. Võnnu. Aha. Ma ei tea, kas öeldakse. Ei tea ka, jah. Võnnukad. Võnnukad, pannukad. Öelge, kuidas öeldakse, kas Võnnusse, Võnnu või Võndu. Saab päris kaugel, ega suumitud. Pane äkki. On jah, kaugel. Sest läbi rügada siit kummardad alt läbi. Põld jälle. Siin on mõnus salu. Siuke ubane kohe. Iti on seal. See oligi suure tee pealt ära tundnud. See kui mingi põder tuleb. Sa oled nii ilusa tee läinud. Ma olen jah. Kuule, see on täiesti super ju. On. Päris mõnus jah. Ma tunnen, ma olen nagu head energiat täis. Noh, kuidas ta on? Ei, see osa ei olnud üldse nii hull ju. Ei olnud jah. Põld hästi palju, see oli nagu mõnus vaata. Ja. See oli okei, jah. Nii, jõudsime siukse, mis see väike mõis on siin või? Tellistest, et see lausa... Okei, täitsa korras ju tegelikult ju. Midagi toimib siin arvatavasti. Mingi kultuurimaja, midagi siukest võtavast on, ei ole või? Issaku mõis. Okei, Issaku. Issaku mõis on selle nimi. Mitte Isaku, Issaku. Issaku, jah. Esialgu pole keegi meid siit ära ja on tulnud, nii et saame siit vaikselt vist läbi hiilida, kui ma arvan. Tundub, et siit on käidud ka juba, et keegi on siin vist. Oleme kellegi tagaaias. Seal on hoov. Aeda ees õnneks. Noh, kuule, aga läks ju enam hästi praegu. Siiamaani. Ma ei tea, mis edasi toob. No nii, jälle huvitav koht jälle. Ei saagi aru sellest nagu siuksed tagaaiad siin inimestel. Ja seal ees on mingi 2 autot, ma tean põllu peal, minu tee on seal mujal, aga siin on veel tehtud veel mingi huvitav installatsioon. Siin kasvavad, jah, need on mingi taimede jaoks siis pandud ikka vist, ma ei tea. Viinamari, ei, oota, sorry, ei, ka ei tea. On vist või? Seal on äkki koeraka tuulda, vaata, aga see on mingi vana ja koeraka. Okei.
tundu agressiivne. Ei tundu jah, praegu vähemalt. No igal jah, siin on vist tundub, et mingi asi toimub jah. Ja mis seal ikka, me lähme enda jootmed edasi ja kui keegi nüüd ära jaab, eks me siis lähme mujale. Mis seal ikka teha, aga siis jah, vaatame. Siuke rallitamiseni käib, on ju? Me läheks siit otse läbi üle põllu sinna metsa, sobib jah? Okei, siis on hästi. Okei. Ja rallirajad viisid meid Tihnikusse tagasi, kus ma olen täna juba korduvalt olnud. Aga huvitaval kombel on see, et osavus tekib päris kiiresti nagu juba. Et oskad juba põigelda ja astuda palju paremini kui võib-olla esimeste 100 meetritega. See on. Pole õrna aimu. Vaatad? Mingi luuk või? Kirjutage. Ma ei tea. Et see on mingi hing on või? Mõelge välja, mis see on. No nii. Järgmine kraavi ületus. Ma olen ees. Mine. Natuke pehme on, aga kannab. Sa hüppasid nii kaugele kohe või? Okei. Ossa juurde. Hei. Ossa. No. Järgmine on raske koht. Vaat sinna tahab jalga taha kinni, ma tähendab raiuma läbi ja siis need minu arust need reie pealsid praegu saad siukest vatti saavad praegu. Et need kohad täis tunned kohe, kuidas ikkagi teevad tööd need kohad. Aga see on hea, don't skip the leg day. Kõik korras? Jaa, ma mõtlesin istun maha korra. Teid võiks puhks, jah. See 30 000 sammu täis, aga ma veits halva koha peal. Vaata, ma ei tea, kui mudane see on. Okei, nii, korra mõtleme, mis teeme ja siis igal juhul jah, otsustasime hüppe kasuks. No tegelikult, kui ütleme, kui oleks ju hea hoovõtte koht, me hüppaks välja siit. Aga vaata, siin on see, et äkki saan kuidagi tekitada siukse, et saan mõned sammud võtta. Kahe ala hüppamine, jah? See on ka mul päris hea. Ma ise otsusta. Lärtsumas on üle nii märjaks, siis seda vett tändab igal poole. On päris... Aga huvitav, vaata, seal on mingi roheline siuke nagu auk, et kas see kokku ei lähe seal tagumisega, et saad... Vaata, siin on nagu see mingi... Ei ole võib-olla, see on... Siia saarele ära. See on vist saar või? Ja siis sealt tuleb veel hüpata. No, jaa. Lähen või? Või lähen hooga? 1, 2, 3. Hüppama läheb Tom, valmistub Tuudur. Siin ei ole saart! Oi my god! Aga siin on madal, on ju? Tahad tulla? Ma pean tulema ju. Viska mu kott üle, siis ma lähen siit üle. Aga sealt saab üle juba, jah? Ma arvan küll, jah. See oli ikka ju massive. Valmis? Jah. Nii, seljakott. Võta käips ka, siis mul on muud varianti mul ei ole, siis ma peab tulema. Vaata, ma viskan parema käega. Päike vastab näkku täpselt, on ju? Ma viskan kaameraga sulle siis. Nüüd tuleb Tuudur. Oi, nüüd näete korralikku vatsu. Sa võid natuke siia poole, et sinna kõrkete peale. Ta oli kuskil põlveni või? Jaa, põlveni, jah. Sa raisk! Taid! Hakka majuurest! Oi jummel! Oi! Oi! Metskoll on siin raisk! Mõtlesin hüppama kaugemale! Oi! Oi, siin on sügav ju! Tõmban välja! Mõtlesin, siin on madal nüüd! Oi!
kuule, aga kujub ära ju selle aega. Kujub, tuuline päev. Ma teadsin, et see juhtub, et kukun ettepoole, noh. Oi, kõik hästi või, midagi ära ei lõhkunud. Oi. No vesi ei tee otsast midagi ju. See on otseretk. Otse hetk, jah. Oh, jummele. See oli korralik metskolli hüpe, kui nad... Oi jaa, see vastu päikest vett lendab. Süüke kaader. See oli ilus kaader, jah. Näguga märg muda, haisuga täis. Aga lullu, et siuke see värk on siin. Kas see on kõige ekstreemsem asi, mis sa kanalil teinud oled või? Jah, ma arvan, isegi kui ma 20 õlut jooks päevaga, siis see poleks nii hull kui see. Oi jummel, läheme lõpuni ära. Võnnu kirik paistab, jah. Ei, hõiska enne koopi. Õige, koopi peab ka veel jõudma, ja. No nii, kohe jõuame Võndu välja. Peame koobiga üles ikkagi leidma. No nii, kas tõesti paistab? Paistab selle teekonna lõpp juba kätte või? Viimane tee ületus. Kõige ohtlikum koht täna. Võnnu kaupuse silt paistab. Noh, jah. Nii, koop on siin. Yes. Lasma näitab, kui tuudur on kõik pluus. Te peate pärast autosse midagi alla panema. Mees on täna elu näinud. Jah. Et igal juhul minul oli keskmiselt tore. See, et jalad vereks saada okei, aga see, et nagu no vahet ei ole, ma olen ju koju, ma saan ju kodus. Mul oli pesemise võimalus kodus olemas. Nagu sa ütlesid, et see on kõigest vesi. See on kõigest vesi ei tee ju midagi teha. Et igal juhul oli väga vahva. Ei, täiksalt üldse selle mõtte välja käisite ja meid kutsusite, et selle on eriti tänu. Ja keda huvitab veel selline asi, siis vaadake, mis ma sulle et siis vaadake Tom Hitti kanalit, panen YouTube'i lingid alla kõik. Saate nautida ka ikkagi reaalselt ikkagi siukseid pikemaid. Praegu oli meil läks aega mingi 4-5 tundi, 6 tundi isegi või? Võibolla, jah. Okei, aga igal juhul vahva, et aitäh, et kas ette võtsite. Ja tegelikult ma vist sain enam keskmiselt hakkama normaalselt, jah? Said. Reaalselt seal jõe juures ma ütlesin tuudurile, et vabalt võime ringi minna. Tuudur, ei, ikka lähe otsa. Ei, ma ei ole niimoodi, muidu oleks läinud kadundina. Nii lõppu ka vaata, et see kuju minna ja kuivata. Kui sina ära hüppasid, vaatasid, ega see hea ei tule siit, vaata. Aga lõpus ikkagi, mis see ikka, see vesi vist ikka teeb. Et selles oli super. Aga nüüd see koopi üks ära teenitud õlle järjekordselt. Ja kerad ikka kõvad, olgu humal teiega nagu ikka ja tšau! No nii, kiire kokkuvõtte joonest ka. 15,88 kilomeetrit oli joonepikkus, läbisime kokku kuskil 19 kilomeetrit tegelikult. Aega läks kuskil 6 tundi või võib-olla isegi pea 7. Rebase koobirast alustasime. Seda on joon näha, kõndisime ja kuni Võnnu koobini välja siis. Kõige suurem eksimus möödapanek oli 90 meetrit. Ja muidugi tähelepanu juhin sellele, et mul vahepeal oli suhteliselt välja suumitud, nii et täiesti põllu peal, kus tegelikult oleks üks eksimus olla, oli ka 40-50 meetrise eksimusi, nii et see oli täiesti minu paha muidugi. Aga tõesti jah, selline natuke pikk video võib-olla sai. Võib-olla teen kunagi ülevaate sellest joonest täpsemalt ka, kui ma viitsin seda ette võtta. Igal juhul selline joon tuli, selline kõndimine tuli, oli väga tore, aitäh kõigile osalejatele, Tommi Litile muidugi ja teile vaatajad ka, nii et mis on ikka, näeme järgmises videos. Kered kõvad hoidke ja olgu humal teiega. Tšau!